10. juuni hommikul peale kella 8 tekkisid tõrked hädaabi numbrile 112 helistamisel. Probleeme oli kõnede töötamisega ja info edastamisega. Samuti häiris see piirikontrolli tööd. Probleemi lahendamisega läks aega ligi 2 tundi. Tehnilise toe kindlustab Häirekeskusele Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus. Kusagil 8:30 oli siis selge pilt, et tegemist on siis keskse meie konteineri haldussüsteemi puudutava tõrkega. Ja siis läks juba lihtsamalt, et siis 9:21 oli siis viimane süsteem, oli roheline ja kõik korras. Lihtsamalt oli põhjuseks see, et masin oli targem kui inimesed ja programm asus ennast kaitsma. Aga eile õhtul taas probleemid, siis kella 4 ajal, kui käimas õhtune tipptund Häirekeskuse mõistes. Meie peamised infosüsteemid ei toiminud nii, nagu nad peaksid. Ja järjekordselt, nagu te ise ütlesite, lühikese aja jooksul juba teist korda pidime me hädaabiteateid 112 numbril vastu võtma paberi ja pliiatsiga. Oli see teie jaoks samasugune rike, kui oli see ka eelmine? Protsesside vaates oli ta sarnane, aga mis tegi eilse võib-olla keerulisemaks oli kellaaeg. Et kui see eelmine rike leidis aset vara hommikul, kus kõnekoormus ongi päris madal, siis eile see rike leidis aset hetkel, mil tegelikult 112 kõnesid tuleb meile kõige rohkem. Kas masin taas lollitas IT-spetsid ära? Eile oli meie Häirekeskuse infosüsteemi enda tõrge ja siinkohal SMIT võtab täielikult vastutuse, see oli tõepoolest meie enda süsteemi viga. Tahan edasi kindlasti öelda vabandused kõikide kodanike ees, ka Häirekeskuse oma meie partneri juures, et see ei ole aktsepteeritud tõepoolest, et inimesed ootavad pikalt Häirekeskuse liinil. No sellised apsakad teevad kindlasti murelikuks. Teadaolevalt ükski Häirekeskusse tulnud kõne teenindamata ei ole jäänud, aga ilmselt tuleks siinkohal selgitada, kui Häirekeskus paneb teid ikkagi ootejärjekorda, kuidas siis käituda? Kõige halvem, mida inimene teha saab selles olukorras, on hakata seda kõne katkestama ja kogu aeg tegema uusi kõnesooritusi 112-le, sest see tegelikult kunstnikult seda kõnekoormust veelgi tõstab. Ehk kõige õigem on see, et inimene ootab ja kui inimene ootab, siis tema jääb nii-öelda esimeseks selles ootejärjekorras, aga iga kord, kui inimene kõne katkestab ja valib uuesti numbri 112, siis ta läheb automaatselt järjekorra lõppu. Ehk siis ikkagi ootamine on see kõige õigem tegutsemine, mis loomulikult hädas olijale võib tunduda väga pikk. Samuti on Häirekeskuses kokku lepitud, et numbrile, kust kõne tuli, igal juhul helistatakse tagasi. SMIT-i poolt kinnitatakse, et arendamisel on uus tarkvarasüsteem just Häirekeskuse tarvis. Selle planeeritav valmimine on aga aasta pärast.